Tere! Minu nimi on Maris ja kõigepealt ma tahaksin teile soovida kõigile imeilusaid jõule. Ja põhjus, miks ma seda videot praegu teen, on see, et jõulud on andmise aeg. Ja just sellisele postitusele ma sattusingi Malluka Facebooki lehel otsa paar päeva tagasi. Ta rääkis sellest, et tal on võimalus kinkida ühele toredale töökale inimesele telefon. Ja kui ta kutsus siis inimesi üles kedagi soovitama, et kes siis seda võiks väärt olla, siis mul tuli kohe pähe minu ema. Et ma kohe mõtlesin sellele, et tema oleks seda väärt küll. Esiteks, ta on tõesti imeline ema. Ta annab alati kõige paremat nõu, isegi kui ma alguses nõus ei ole, siis pärast ma saan aru, et tal oli jälle õigus. Ta õpetab meile seda, et inimesed tuleb võtta sellistena, nagu nad on, mitte eelarvamustega, mitte kuulujuttude põhjalt. Ta olla alati võimalikult aus ja heasüdamlik, teha teistele head. Ja sellepärast ta ongi kõige parem. Ma arvan, et ta on seda ka oma töös. Nimelt töötab ta Järveni päevakeskuses ja ta on sotsiaaltöötaja. Ta töötab puuetega inimestega, ise ta muidugi nii ei ütle, ta ütleb, et ta töötab oma nunnudega ja vabatahtlikus korras siis ta teeb tööd ka eakate inimestega. Et see, kuidas on näha, et ta silm särab, ta annab endast nii palju headust, soojust, siirust on alati nende inimeste jaoks olemas. Ta mitte kunagi ei ütle ei, et ei, ma ei tule sulle appi või ei, ma ei ole nõus seda tegema. Et tõesti see on nagu nii imeks pandav, et ta ei oota kunagi midagi vastu ka. Et ta lihtsalt annab ja annab ja annab ja annab, et tihti unustabki ennast lausa ära või jätab tagaplaanile, et ei, tal ei ole vaja, peaasi, et teistel on kõik hästi. Et ma arvan, et just sellepärast tema ongi väärt sellist toredat kingitust ja väikest tunnustust kõige selle eest, et ta sai just 10 aastat tööl. Et ma arvan, et see oleks tõesti väga super, aga kassi taha enam pildile tulla, aga siiski siin ta on ja me soovime koos veel väga palju headust teile siia aasta lõppu ja edaspidi ka. Aitäh! No, tere! Mul on üks loosimine tegemata ja see loosimine on kõik, kes Facebook jälgivad, võib-olla teavad. Samsung andis mulle ühe telefoni, mida ma siis kellelegi andma oleks pidanud kõlab, nagu ma ei ole kunagi. Nende, ma teen idioot. Nii. Ja sinna tuli üle 400 kommentaari. Point oli selles, et inimesed pidid ise siis kedagi soovitama, kellele seda anda. Ja päris ausalt ütlen, et neid, kelle ma nõustun, et tõesti väärivadki väga paljud inimesed ja väga raske oli seda valikut teha. Ma alguses mõtlesin, et ma annan sellele perekonnale, kelle laps seal Inglite aja saates oli, aga siis ma mõtlesin, et tegelikult neil on praegu väga suur meediakajastus. Sinna Inglite aega on väga palju raha kogunenud, et ma arvan, et nad saavad igati abi, nii ehk naa. Ja kui tuleb välja, et ei saa, kirjutage mulle, we will make it happen. Aga ma mõtlesin, et pigem ma valin seekord kellegi, kellel ei ole praegu taga nii-öelda meediat ja lihtsalt mingisuguse toreda ja armsa inimese ja mulle jäi silma siuke kommentaar, mille kirjutas Maris. Et tema arvab, et telefoni vääriks tema ema. Parim ema üldse, keda soovitada võiks, alati olemas, toetamas ja parimat nõu andmas. Mu ema on sotsiaaltöötaja ja tegeleb igapäevaselt eakate ja puudega inimestega. Ta on just see inimene, kes annab endast kogu aeg meeletult palju headust ja soojust teistele, aga enda heaolu ja poputamise jätab alati tagaplaanile. Nüüd läks ta veel pere uue husky kutsikaga teraapialooma koolitusele, et teisi veelgi rohkem ja mitmekülgsemalt aidata. Minu emps vääriks kindlasti ühte kingitust ja selle empsi nimi on vist Ines Kurvits, nagu ma näen. Ja mina nõustun, ma arvan, et kindlasti ta väärib seda kingitust ja kordon on mingi tuberkuloos meil selja taga. Ühesõnaga, ma nõustun, Ines, sa väärid seda kingitust ja selle kingituse sa minu käest ka saad ja kuigi tundub, et see on ilusti ära pakitud siin Samsungi poolt, siis
ma teen selle katki ja pakin ise selle ära, sest et tegelikult see pakend on siin niimoodi tehtud, näete, et siin peaks olema kõik asjad, mis pakkimiseks vaja on. Ma loodan, et katki teised telefoni. Tule nüüd välja, Sindri nahk. Tule nüüd. Kinni teibitud kuskil. 3 päeva möödub. Täitsa lõpp. No ei tule. Enda aita. Aitäh. Aga sa surusid seda rohkem. Proovime teist. Nende emmel on rammu vaja. Ma ei tea seda. Mina ei tea, mis paganama. Ma luban, et kui ma selle inesele saadan, siis ma pakid selle kuidagi lihtsamini. Mulle tundub, et see ongi nagu kinni. Kas see liigub? Ma olen üks samm selle kaugusel. Ma revin selle tüki. See liigub sulja. Sul on abi vaja või? Jaa. Palun aita mind, ma ei saa aru, et mind kinni liimitud. Oleks ma võinud teada, ta oleks endalegi näo pähe teinud. Jah, väikse meigi ja... See ei ole kinni kuskilt, see on lihtsalt karp, mis ei avane. Karp on vaakumis. On vist jah? Kas sa tahad, ma sikutan altpoolt või? Proovime kahekesti. Ma nagu üritan slaidida seda. No ma ei saa. Sa ka ei saa. Ja kui Kardoga ei saa, siis on asi juba. Asi on kahtlane. Läheb kilekotti ja sama karbiga. Ja siis vaene ines peab sellega kodus jaurama. See toimib ju. Tuleb. Ta on lihtsalt, ta peab nagu otse alla tulema, vaata, aga ta on nagu ühe nurga pealt rohkem tulnud, teise nurga pealt vähem. See on nagu mingi veits nagu mingi sametkarp. On jah, kuidagi. Nii. Tuleb. Ma pole seda kunagi nii lahti näinud veel. Nii lahti. Endil me saame selle lahti ära muretse. Mis seal on? Mis seal on? Vaat see on issi. Ütle issi. Ütle emme. Ütle emme. Ütle emme. Mis sa ütlesid? Ütle emme. See. Ütle emme. See on telefon. Ja kui me selle karbi lahti saaksime, siis sealt peaks paistma siuke sisu. Oo! No paistab. Nonii. Ja ikka kui mees on ka majas, eks ole, majapidamises niimoodi tead sa. Nonii. Võta titt, ma pakin ära selle. Nii, näete. Kingi ja jaga rõõmu. No davai. Paki see kingitus, kingi ja jaga rõõmu. Jäädust alatiseks eriline hetk #gifti. Ja ma jäädustan siis, kui see video on tehtud ja kingitus on päriselt pakitud. Ma ei hakka viskama enne õhtut. Siin on ümbrik, näe, ma saan kirjutada ka. Ma tegelikult pean tunnistama, et ma juba rääkisin Marisega ja Marise ema ei tea veel, et ta selle telefoni saab, ta on hetkel tööl, as we speak. Ja kui ta koju tuleb, siis Marise Peika võtab selle, kui ma selle nüüd ära pakin, võtab selle telefoni, viib selle Marise kätte ja kui Marise ema töölt tuleb, siis ta ulatab talle selle sama paki. Nii et see kaart on väga oluline, mis me sinna kirjutame. Kus on vastapliiats? Nii. Kirjutame sinna. Ines. Kirjutame. Tere, Ines. Mul on nii kole käekiri, pole kirjutanud palja käega Iidamast Aadamast. Mis ma ütlen? Mis öeldakse siukse puhul, kui sa kingid kellelegi telefoni hea inimese olemise eest? No inimene tegeleb sotsiaaltööga. Jõudu teiste
toetamises. Oled hea inimene ja jätka samas vaimus. Ma südamega tahan. Süda jäi alt lahti, nii et see meenutab natuke Peput. Ma loodan, et see on okei. Nii, aga nüüd tuleb kõige raskem osa. Ja raske osa on selle asja ära pakkimine. Sest ma olen selles väga kehva. Nii. See püha pele. Nii. Vat. Samsung inimesed panid meile nii palju pakkepaberit kaasa, et saan veel kinke pakkida. Nali on nende kulul. Nii. Kui vaata siin, millega seda rulli kinni hoidis, siin on lausa teip veel nagu sees. Kuidas see käib? Kuidas küll see pakkimine käib? Kuule, mul ei olegi kääre vaja, mis ma teipi on küll vaja. See on mu esimene jõulukingi pakkimine see aasta muuses. Sest et ma ei ole ühtegi teist kinki veel ära pakkinud, sest mul ei olnud pakkepaberit. Aga näed, mis sa pakitad. No nii. Vaatame. Kas me saame selle kokku pakitud ja ma ei tea, miks ma seda laulan. No, pagana pihta, ma ütlen. Siit tahab lahti tulla. Anna andeks. Anna andeks, kallis Ines. Ma ei ole lihtsalt väga hea pakkija. Ma tahaks küll, et see oleks nagu imeline, aga alati ei lähe nii, kuidas tahad. Loodan, et sa halastad mulle. No nii, siipalt ka. Lõpaseks pean laskma nendel pakkida. No kuule, nende ei oska käiagi normaalselt. Aga kus sa tead, võib-olla pakib niimoodi. No ma annan talle võimaluse, meil on juba jõulupakki veel. Nii, teip on kinni. Ja vahimisuhked satiinnööri siin on pandud kaasa, no ma ei või. Kuidas seda tehaksegi, et sa paned siit niimoodi. Alt risti või? Ines, ära paki alla vaata. Silt on kole. Miks see kõik nii keeruline peab olema? Katse 2. Nii. Paned see nöör igalt poolt õiget pidi oleks. Seda on vist väga palju paluda. No nii, see vanas sindrinahk. Panen see kätte. Nagu naksti. Näed. Ja siin ta on. Ja nüüd ootame, kuni keegi sellele järgi tuleb ja Inesele viib. Nii et minu poolt palju õnne ja head telefoniga pildistamist ja helistamist ja mida kõike. Mul on sama telefon. Nii et me sool sistad nüüd. Nii, Ines, kuna jõulud on andmise aeg, siis blogija Mallukas, keda sa kindlasti tead, tegi oma blogis üleskutse, et inimesed paneksid kommentaaridesse kirja inimesed, kes nende meelest väärivad ühte kingitust. Ja mina arvasin, et sina super emana ja väga-väga hea inimesena oma töös
vääriksid seda. seega see kingitus on sulle jõuludeks blogija Malluka poolt. aitäh. aitäh. palun ava. issand jumal küll. ja ta soovib sulle jõudu sinu töös ja tegemistes ka. issand, ma olen keeletu praegu. keelati või? ma ei tea, mis see küll sul on. kuule vaata, kui mis siin on. vaata. jaa. vaata. issand, ma ei oska kõrvata. opi. kuidas ma saan, ma pean siit paberikotti tegema. arvata võib jah. ja. plommi all nagu nii. plommi all, mis mõttes? Noh, see sama kleepsude ja asjadega kinni. ja, ega see ei olegi niisama lihtne. Tähed värisevad, kõik ei saa lahti. oi, ei saa. kahjuks ei saa lahti. ei saagi. üks nugas on. see on kes on? ei saanud. ei saanud. ei tea. see peab üks väärt asi olema nii kõvasti kinni. vaata, vist nüüd saan. nii. kas ma saan? mis asi? ma ei saa üldse aru. nüüd ma saan aru. ja. oh, sa püha müristus. okei. ja see on sulle päriseks. mulle päriseks, ma mõtlesin, et kasutada ainult jõuluteks. aitäh, väga armas. kui peen.